Tere päevast, raamatusõbrad! Mina olen selle näituse üks kuraatoritest, Aivar Võldvee. Vanad olijad juba teavad ka, et meie seminari juhatab sisse Mari Kalkun Ando Rundali sõnadel, mis on ühtlasi selle näituse motodeks. Ja meie seminari teine pool kella 2 paiku siis algab Jaan Pehki sissejuhatava lauluga neil samadel sõnadel. Ja mul on hea meel, et te olete tänase seminari üles leidnud, sest meil tundsime, et meil on üks väga oluline teema justkui katmata ja saime väikese lisarahastuse, head kõnelejad olid meil niikuinii olemas ja just nimelt siis hariduse valguse teemafookuses valgustuse periood ja see aeg, kui kirjandusse, trükisõnasse tulevad sisse ka ilmalikud teemad, tekstid lastele, mis ei ole pelgalt aabits või katekismus, igasugused targad ja kasulikud õpetused ja sellest meile räägib Ave Matteus Tallinna Ülikoolist. Ja teine ettekanne on Triin Grönströmilt Tallinna Linnaarhiivist, aga temast ma räägin siis juba natukene hiljem. Tere kõigile! Väga suur rõõm on siin teie ees olla ja rääkida natukene sellest teemast, mida ma olen viimased aastad natukene põhjalikumalt uurinud, aga tuleb tunnistada, et siin on ikkagi veel väga palju uurida ja et töö pole kaugeltki lõppenud. Ja tõepoolest, et kui meil on siin näitusel Eesti raamat 500 rekliikviat, kõige vanemad, kõige haruldasemad, kõige väärtuslikumad raamatud ja me oleme nii-öelda oma seminariblokiga jõudnud siis haridusteemadeni, et siis selle haridusdiskursuse, kui nii võib väita, üks väga suur ja oluline osa on ka nii-öelda praktiline tarbekirjandus ehk väga praktilisi nõuandeid andvad raamatud, mida ilmus siis 18. sajandi teises pooles, 19. sajandil väga palju. Ja ma ütleksin isegi, et kui me vaatame tänast kirjanduspilti või ütleme siis raamatuturgu, siis me näeme, et tegelikult neid selliseid praktilisi tarberaamatuid ilmub ka praegu väga palju ja inimesed ostavad neid hea meelega ja loevad neid palju, tiraažid on suured, et tänapäeval muidugi tuleb internet siia juurde, mis võimaldab kohe väikese hiirekliki ja otsingumootori kaudu neid raamatuid või seda teadmist üles leida, aga vanal ajal siis jõudsid nad trükisõnasse või siis kaante vahele. Ja et ütleme niimoodi, et pikka aega on see tarbekirjandus olnud kirjandusuurijate vaateväljast väljas, sellepärast, et ta pole ju ikkagi nii-öelda selline väärtkirjandus või selline kõrgkirjanduslik tekst ja siis milleks sellele aega raisata, aga tuleb tunnistada või õigemini ikkagi enesele võib-olla meelde tuletada, et tegelikult seda laadi kirjandus kujundab või on ajaloos ka kujundanud väga tugevalt meie mõttemaailma, hoiakuid, suhtumisi, jaganud meile väga palju teadmisi laiast maailmast ja ka nendest väga tavalistest praktilise elusfääridest, nii et me ei tohiks seda tähelepanuta jätta ja sellepärast mul ongi väga hea meel, et ma saan täna teile sellest tekstikorpusest, kui nii võib öelda, natukene rääkida. Mul on ettekanne üles ehitatud selliselt, et kõigepealt siis natukene mõistetest, sellisest raamolukorrast ja siis toon siis nii-öelda üksikutele näidetele toetudes välja need olulisemad või esimesed või mingil põhjusel siis erilised tarbekirjanduslikud tekstid. No kõigepealt tarbekirjandus, et tähendab kõigepealt mõistetest, mis on tarbekirjandus, mis on teabekirjandus, mis selle terminiga meil ka haakub ja siis mis on rahvavalgustus. Eesti keele seletav sõnaraamat ütleb, et tarbekirjandus on õpetliku praktilise sisuga kirjandus. Ja selle eesmärk on jagada siis praktilisi teadmisi ja õpetusi erinevateks elujuhtumiteks
ja loomulikult selleks, et siis ikkagi inimeste elu edendada, parandada, nendele nii-öelda hõlpsamat eksistentsi võimaldada. Ja et kui ma ütlesin, et tänapäeval on see tarberaamat ka tegelikult väga populaarne, siis laias laastus võib öelda, et ega need teemad, suured teemad ei ole muutunud võrreldes selle ajaga, millest mina täna siin räägin, sest ikka on need samad meditsiiniküsimused, ehk kui me mõtleme eneseabiraamatute peale, ikka on need samad aianduse küsimused, siis varasemal ajal loomulikult rohkem põllumajandusega seotud teemad, karjakasvatuse, loomakasvatusega seotud teemad, ikka needsamad nii-öelda kasvatusega seotud küsimused või sellise hoiakute kujundamisega seotud küsimused, et see ei ole muutunud. Et loomulikult inimeste teadmised on ajas võrratult kasvanud, me oleme targemaks saanud, me ei vaja enam väga selliseid ABC stiilis või tasemel õpetussõnu, nagu neid veel 18. sajandil jagati, aga tõesti laias laastus võib öelda, need suured teemavaldkonnad on üsna samad. Ja et miks ma toon siia sisse ka sellise sõna nagu teabekirjandus, on just nimelt sellepärast, et tegelikult jällegi, kui vaadata eesti keele seletavat sõnaraamatut, siis selline märksõna nagu teabekirjandus hõlmab siis erinevaid tekstiliike, näiteks teadustekste, õppetekste, teatmetekste, aimetekste ja muud sellist. Ehk et tegelikult see teabekirjandus hõlmab oma sellesse nii-öelda määratlusse ka need tarbetekstid. Ja miks võib-olla just ajaloolistest perioodidest rääkides on ka ikkagi oluline just seda teabekirjanduse mõistet silmas pidada, on sellel põhjusel, et tegelikult need nii-öelda teadmised, need õpetussõnad, praktilised nõuanded, millest me räägime, ilmusid väga sageli ka õpperaamatute sees, ajalehtede külgedel, kalendrite veergudes, ühesõnaga siis kalendrilisades, ehk et tegelikult need ilmumiskohad, need nii-öelda õpetuste, praktiliste õpetuste nõuannete ilmumiskohad olid väga mitmekesised ja sageli on väga keeruline tõmmata piire, et kas see nüüd nagu õppekirjandus, on see mingisugune praktiline tarberaamat, sest nad olid niisugused hübriidsed teosed, mis sageli olid mõeldud ka veel erinevale publikule ehk siis lastele ja täiskasvanutele. Nii et silmas tasub pidada seda teabekirjanduse terminit, aga mina muidugi tänases ettekandes keskendun siiski just nimelt konkreetselt kitsamalt tarbekirjandusele, praktilistele nõuannetele erinevates eluvaldkondades ja vaatan siis lähemalt, mis teemadel arutleti. Nüüd üks väga oluline märksõna, mis siin ka vajab lahti natukene selgitamist, on rahvavalgustus. Ja jällegi sõnaraamat aitab meil, see on siis rahva valgustamine, tavaliselt peetakse silmas lihtrahva valgustamist. Meie kontekstis on oluline varematest perioodidest rääkides baltisakslaste panus sellesse. Ja kui siis uurida sellist kirjandust, teemakohast uurimiskirjandust, siis leiame sealt sellise rahvavalgustuse selgituse, nagu see on lihtrahva harimine, talle loodusteaduslike teadmiste vahendamine, nõuannete jagamine elu praktilistes küsimustes, et seeläbi muuta ta ellu suhtumist ja aidata tal paremini oma argipäevaga toime tulla. Ehk et just nimelt see praktilised eesmärgid, aga väga oluline, eks ju, mis ma ütlesin, ka loodusteaduslike teadmiste jagamine, mis muudabki meie nii-öelda sellise tarbekirjanduse valdkonna lähedaseks just nimelt teabekirjandusele. Ajaloolises plaanis tegelesid selle rahva valgustamisega siis läbi erinevate tarbetekstide baltisakslased. Need olid siis balti-saksa põhiliselt literaadid ehk pastorid, koduõpetajad, üksikutel juhtudel ka mõisnikud, kuid valdavalt siiski inimesed ikkagi, kes kohaliku rahvaga ehk siis Eesti ja ka Läti talupoegadega kõige sagedamini kokku puutusid, sest nad olid ju ka Eesti või siis lätikeelse koguduse eest vastutavad ja nemad siis võtsid oma siinses tegevuses eeskujuks Saksamaa vastava nii-öelda
rahvavalgustusliku traditsiooni või siis ka võib öelda rahvavalgustusliku programmi ja tõlkisid ja mugandasid siis kohalikule rahvale mitmesuguseid tarbekirjanduslikke tekste. See asi sai alguse tegelikult enam-vähem samal ajal kui Saksamaal, kui siis ka Saksamaal hakati lihtrahvast õpetama mitmesugustel viisidel, kohe räägin nendest ka lähemalt, ja kestis siis ütleme nii umbes, ega need ajapiirid on alati natukene ümarad 1830-40 aastateni, kuid siis võtsid sellesama rahva valgustamise, Eesti talurahva valgustamise üle ju kohalikud haritlased. Meie esimese põlvkonna intelligendid, kõrgharidust saanud või mitte ainult, mitte ilmtingamata kõrgharidust saanud, aga siis rahvahariduse pärast südant valutavad inimesed. Need on ju Masing, Fellmann, Kreutzwald, Jakobson ja see protsess käis tegelikult edasi ikkagi kuni sajandi lõpuni, 19. sajandi lõpuni, lihtsalt nii-öelda see rahvavalgustaja profiil mõnevõrra muutus. Ja nagu te juba märkasite, et see protsess käis tegelikult siis Eestimaal ja Lätimaal väga paralleelselt ja valdav osa nendest tekstidest, millest siin täna juttu tuleb, on ka olemas läti keeles ja siin on üks väga põnev uurimisvaldkond, mis meil ka ees seisab, võrrelda omavahel, milliseks kujunesid need tarbekirjanduslikud tekstid, mis sageli olid siis saksa keelest, nagu öeldud, mugandatud, tõlgitud eesti keeles ja läti keeles, et milliseid nii-öelda erinevusi näiteks seal leida võib või ka sarnasusi. Nüüd kindlasti on üks oluline ja huvitav küsimus, et mis kannustas neid baltisaksa pastoreid siis esialgu hakkama Eesti või Läti talurahvast valgustama, siis ega siin väga selget ja ühest vastust ei ole ja võib spekuleerida, siin ma ütleksin ka, et selles vallas veel tegelikult uurimistöö peab jätkuma, et tihtipeale ja räägitakse Eesti uurimiskirjanduseski, tuuakse ta välja, et see oli estofiilia, et niisugune sümpaatia Eesti rahva, keele, kultuuri, eestlase vastu, kaastunne tema viletsa olukorra pärast, et aidata ta nii-öelda siis elus paremale järjele. See võib olla, aga ma arvan, et see ei olnud kindlasti peamotivatsioon, miks rahva valgustamisega tegelema hakati. Pigem ma otsiksin vastust sellele küsimusele pastorite nii-öelda sellisest enesemääratlemisest, sest valgustusaeg, mis Euroopas ju 18. sajandil aset leidis, on ju nii-öelda ratsionalismi pealetung, teaduspõhise maailmavaate võidukäik, niisugune mõistuse ülemvõimul põhinev maailma pilt, mis paiskas tegelikult kirikuõpetajad ju ka kriisi, mõnes mõttes sellisesse identiteedikriisi, kus neil oli vaja otsida ka uusi tegevusväljundeid. Ja üks tegevusväljund siis oligi pakkuda rahvale niisugust praktilist eluabi või õpetust. Ja kindlasti võib väita ka seda, et lihtsalt see oli ajastu nõue, et kui elu arenes tormilisel kiirusel, majandus edenes, põllumajandus edenes, siis lihtsalt ei olnud võimalik jätta mingisugust seltskonda inimesi võib-olla ka ilma õpetuseta, ilma tarkuseta, ilma praktiliste soovitusteta. Aga ja, et see on teema, mis on tegelikult väga huvitav ja mille üle tasub mõtiskleda ka just selles Eesti kontekstis, et miks need baltisakslased tahtsid neid tekste üldse Eesti rahvale tõlkida, eesti keelde tõlkida, mugandada. Ja Eesti soost haritlaste puhul on, ma arvan küll, ikkagi selline oma enda rahva õpetamine, edendamine, paremale elujärjele aitamine siin see kõige olulisem motivaator, miks tegeleti valgustamisega. Nüüd kindlasti on väga oluline siin rahvavalgustusest rääkides ja siis eriti sellest baltisaksa rahvavalgustusest rääkides rõhutada, et tegemist on sellise pooliku või kärbitud või osalise valgustamisega, mis tähendab seda, et lähtuti arusaamast, et kõike suurt tarkust, mida inimkond selleks ajaks oli juba kokku kogunud ja ka siis entsüklopeediatesse näiteks salvestanud 18. sajandi jooksul,
et seda pole talurahvale vaja, eriti pole seda Eesti talurahvale või Läti talurahvale vaja, et teda tuleb hoida ikkagi nii-öelda, talle piisab sellest, mis tema elusfääri kujundab, et see on see maaelu, põllumajanduselu, meditsiinialased teadmised, aga et liiga palju tarkust võib hakata ohustama kehtivat sotsiaalset korda, et kui talupoeg saab liiga targaks, siis muutub ta ohtlikuks valitsevatele klassidele ja hakkab liiga palju nõudmisi esitama. Et seda on rõhutatud korduvalt uurimiskirjanduses ja seda tasub meil ka meeles pidada. Nüüd valgustamise viise on loomulikult väga mitmesuguseid ja ka neid valgustajaid on mitmesuguseid. Et mitmetesse nendesse valgustamise viisidesse meil puudub sissevaade või me ei tea sellest eriti palju, see on siis niinimetatud suuline valgustamine. Ehk et siis kantsli jutluse või siis isiklike vestluste käigus jagatakse praktilisi nõuandeid, soovitusi elu paremaks korraldamiseks talupojale. Teine moment, mida taaskord on keeruline näppu peale panna ja öelda, et jah, nii see täpselt toimus, on siis niisugune isiklik eeskuju. Ehk et kui mõisa aias või mõisa põllul või pastoraadi aias, pastoraadi põllumaal toimusid nii-öelda uuendused, toimusid muutused, viidi sisse uusi põllukultuure, siis see näitas ka talurahvale, et kuidas oma majapidamist ümber korraldada. Ja tegevus, siis, millega meie tegeleme ja millel on olemas siis nii-öelda sellised dokumentaalsed tõendid, on siis see kirjalik rahvavalgustamine ehk siis trükisõna abil needsamad tekstid, brošüürikesed või kooliraamatud või ajaleheartiklid, kalendrijutud, mille kaudu siis jagati seda praktilist nõuannet. Ja vot siin saan mina siis kirjandus- ja kultuuri uurijana nii-öelda sellesse protsessi sisse vaadata, sest mul on olemas need kirjalikud tekstid, trükitud tekstid ja saan vaadata, mis on seal pakutud, millist õpetust on jagatud ja kuidas on nii-öelda siis pöördutud näiteks selle sihtrühma poole. Siis valgustajad ise on ka üks põnev huvitav seltskond, nagu ma ütlesin, on üksikud pastorid, siis kõige suurem sihtrühm või koduõpetajad, ka üksikud mõisnikud, aga tegelikult ei tohi me ära unustada ka kollektiive, nii-öelda kollektiivseid valgustajaid, rahvavalgustajaid. Ja siin on meil siis seltsid, organisatsioonid ja üks tuntumaid on siin kahtlemata siis Liivimaa üldkasulik ökonoomiline sotsioteet, Balti-Saksa niisugune majandusselts, mille eesmärk oli loomulikult omaenda liikmete siis põllumajanduslikku majanduslikku tootmist edendada, aga tegelikult nende väljaannetes ilmus siis tekste, mida hiljem tõlgiti eesti keelde ja siis avaldati kas kalendrites või siis kooliõpikutes näiteks. Ja vot selle Liivimaa üldkasuliku ja ökonoomilise sotsioteedi tegevus vajab Eesti siis rahvavalgustuse uurimisel kindlasti rohkem tähelepanu. Ja hiljem siis muidugi tegelikult õpetatud Eesti selts ehk siis Balti-Saksa teadusselts, mis samamoodi siis võttis näiteks enda kanda kalendrite, eestikeelsete kalendrite siis toimetamise, organiseerimise ja mitmed muud tegevused ka, nii et selline kollektiivne valgustaja on kahtlemata ka väga tähtis. Siis, kui ütlesin, et tegelikult need kohalikud pastorid, siis Balti-Saksa pastorid võtsid eeskujuks Saksamaal toimuva rahvavalgustuse, mis täpselt sarnasel moel siis aset leidis, ehk siis keskklass valgustas kõige madalama lihtrahva esindajaid, et siis see erines siiski väga mitmes olulises punktis siis selles Saksamaa olukorrast siin ja just nimelt sellepärast, et siin seisis siis selle valgustaja vastas igasuguste õigusteta, veel välja kujunemata keelega, veel olematu kõrgkultuuriga rahvamass, keda tuli nii-öelda alles üle tsivilisatsiooni levepaku justkui aidata. Saksamaal seda probleemi polnud. Valgustaja ja valgustatava keel oli üks ja sama.
siin erinev. Nende Saksamaa talupoegade staatus oli kahtlemata teistsugune kui Eestimaa talupoegade staatus, kes olid ju ilma õigusteta pärisorjad, ja loomulikult ka kogu see kultuuriline keskkond oli teistsugune. Ning sageli ei tohi ka me unustada, et päris paljud valgustajad olid sisse rännanud Saksamaalt. Nad alles õppisid eesti keele ära täiskasvanud peast ja õppisid tundma kohalikku elu alles siis täiskasvanutena. Nii et nende panus on siiski väga hinnatav ja kui sageli on kosta, et need tekstid on sellised kehvas eesti keeles, peaaegu loetamatud, kohmakad, primitiivsed, siis tegelikult on nende suur panus tegelikult seisneb selles, et nad lõid vastava sõnavara eesti keeles, kujundasid välja vastava terminoloogia, maailmavaate ja kujundasid seda Eesti inimese maailmavaadet siis väga paljudes niisuguses argielu, tavaelu valdkondades. Ja muidugi väga tähtis, mida rõhutab ka Toomas Taterka, kelle nimi on mul siin slaidil, kes on seda valdkonda uurinud just Eesti ja Läti näitel, saksa õpetlane, ja tema rõhutab seda, et selleks, et üleüldse saaks baltisaksa pastor hakata siis Eesti või Läti talupoega valgustama, pidi ta ise kõigepealt valgustuma selles mõttes, et jõudma äratundmisele, arusaamisele, et ka eestlane ja lätlane, see kõige madalam ühiskonnakiht on haridusvõimeline, et ta on võimeline vastu võtma õpetust, ta on võimeline mõtlema, õppima, lugema, kirjutama ja nii edasi ja kõike seda siis ka ellu rakendama, mida neile räägiti. Nii, siin on mul 2 illustratsiooni, mis on tegelikult seal näitusel ka kenasti välja toodud, mis illustreerivad seda valgustuslikku mõtet, et mõlemad on nad pärit siis ajakirjandusest, täpsemini siis Eesti esimesest ajalehest, Tartu Maarahvalehest, mis ilmus siis 1806. aastal ja see on siis pilt, mis näitab, kuidas kiriku torni tagant tõuseb päike, valgustab oma kiirtega talumaja, ehk siis täpselt selline, et see vaimuvalgus, mida jagab siis kirikumees, kirikuherra talurahvale. Ja teine iseloomulik pilt on siis Otto Wilhelm Maasingu siis töö, tema Maarahva nädalalehe siis siseillustratsioon, mis kujutab talupoega ja mõisnikku, et siin antud juhul on küll tegemist mõisnikuga, kus siis tõepoolest toimub selline silmast silma, käest kätte suhtlemine, nagu ma kirjeldasin ennist, et niisugune praktiliste kogemuste või praktilise elusituatsioonides suulisel kujul valgustamine, et pikemalt siia ei peatuks, et see on siis jutustus Madi Reinust, Masingul, kes siis võtab neid mõisniku, sellel juhtumil küll mõisniku pakutud õpetusi kenasti omaks ja rakendab neid oma majapidamises. Ja nüüd, kui mõisnik käib siis oma maid visiteerimas, siis ta saab Reinuga kokku ja Rein uhkelt kuulutab, kuidas temal on ka põllumajanduses või ütleme majapidamises kõik asjad kenasti korras ja hästi läinud. Nii, aga vaatleme siis lähemalt, millistes valdkondades see nii-öelda praktiliste nõuannete õpetuste jagamine toimus ja mul on siis slaid, kuhu ma olen pannud natukene erinevat informatsiooni peale, aga siis tundus, et see on võib-olla lihtsam nii ühe slaidi peal seda näidata. Et kõigepealt ma ütlengi, et minu nii-öelda praegune lähenemisnurk on pigem teemakeskne, et millistel teemadel, millistes eluvaldkondades valgustati. Ja siin siis olen märksõnadena välja toonud ja kõige suurem, kõige olulisem, kõige mahukam nii-öelda siis ainevaldkond, millest leiab neid praktilisi tarbetekste, on siis meditsiin. Tegelikult tervishoid ja meditsiin, mis puudutab nii-öelda inimese tervist, loomade tervist, siis ka elumajade puhtust, nii-öelda elukeskkonna korrashoidu ja väga-väga paljusid teisi küsimusi, mis on siis nagu öeldud kõige suurem mahukam valdkond Eesti
sellises eestikeelses tarbekirjanduses. See on hästi tihedalt seotud dieteetika küsimustega ehk siis tervisliku toitumise küsimustega, sest ka see on tähtis. Näiteks toiduainete säilitamine, toiduainete valmistamine, toiduainete üleüldse ka nii-öelda sisseviimine viib meid, uute toiduainete tundmaõppimine viib meid järgmise valdkonnani, mis on siis põllumajanduslik diskursus või siis ka põllumajanduslik niisugune tarbekirjandus. Et hästi olulisel kohal on siis näiteks õunapuuaedade rajamine, marjapuu istanduste rajamine ja muu selline. Aga tegelikult ka näiteks maa väetamine, kahjuritõrje, tuleohutuse nõuete, ütleme, ajade kohendamine või siis külades vastutuse jagamine tuleohutusnõuete seisukohast, kui tänapäevaselt väljenduda. Ehk et kui peaks puhkema tulekahju, mida teha, kust saab abi ja nii edasi ja kuidas maju siis ka kindlamaks muuta või turvalisemaks muuta selles küsimuses. Siis kahtlemata kõlbeline rahvavalgustus, et siia siis paigutuvad ühelt poolt kõik need loomulikult religiooniga seotud küsimused, kristliku maailmavaate või nii-öelda levitamine, aga et seda ma praegu oma teemas ei puuduta nii väga, sest siin on palju kattuvusi loomulikult siis vaimuliku kirjanduse uurijate tõupõlluga, aga siis näiteks ka lastekasvatusega seotud küsimused, et on tegelikult väga tore märgata, kuidas nendes samades tarbekirjanduslikes tekstides tegelikult hakatakse järjest rohkem väärtustama lapsi, nende tervise eest siis muret hoolt kandma või õigemini rõhutama, et laste tervis on väga oluline just seal meditsiinilise rahvavalgustuse plokis ka ja teiselt poolt, et haridus on lastele väga oluline, õppimine, nii-öelda koolis käimine, et see kõik on tegelikult räägib sellise lapse väärtuse kasvamisest, lapse tähenduse suurenemisest siis ka Eesti talurahva hulgas. Siis kuulub kahtlemata siia alla juriidiline rahvavalgustus, ehk siis tegelikult 19. sajandi alguses hakkasid ilmuma esimesed talurahvaseadused ja neid tõlgiti eesti keelde koos selgitustega ja need selgitused on siis omamoodi ka nii-öelda praktilised õpetused, et kuidas neist aru saada, iseasi muidugi, kas saadi aru. Ja ma panin siia peale ka loodusteaduslike teadmiste jagamine, sest nagu öeldud, maailmapilt avardus, oli olnud ju suurte maade avastuste, tehniliste uuenduste elluviimise aeg ja nii edasi ja kõik see jõudis järk-järgult ka eesti keelde, Eesti talupojani kooliraamatutes või siis ka kalendrites, juturaamatutes, erinevad ajalehtedes, ajakirjades. Nii et siin on kokkupuude siis sellise õppekirjandusega väga selge. Ja need tekstiliigid siis, millest me räägime, need on siis, ütleme, minu vaates siit paremas tulbas juba mainitud perioodikum, ehk siis kõige vanemad tekstid on siis kalendrid, nädalakirjad, ajalehed, kus siis selliseid tarkusi, selliseid õpetusi jagati, kooli- ja juturaamatud, kus tegelikult see valgustuslik mõte, rahvavalgustuslik mõte on siis põimunud kõikide muude teemadega, kaasa arvatud siis ilukirjanduslike tekstidega ja või siis ta moodustab näiteks mingisuguse osa ühes kooliõpikus, kusagil lõpus on siis näiteks ka siis soovitusi kartulikasvatuse kohta. Ilmus terve rida väikseid brošüürikesi, 4 või 8 leheküljelisi konkreetsete kindlate teemade kohta. Samamoodi ilmus mahukaid käsiraamatuid, tervisekäsiraamatuid või siis kokandusraamatud, sellised suured paksud. Ja siis viimasena mainin ära ka niisugused juba eriala inimestele või teatud siis kooliõppuritele mõeldud trükised, et need võib-olla ei ole otseselt rahvavalgustusliku sisuga, sest nad on nagu siis seda eriala omandavatele inimestele mõeldud, aga siiski ta kuulub nii-öelda otsapidi ikkagi ka sellesse tarbekirjanduse maailma. Ja siin on nagu kõige tuntum näide on ämmaemandate kooli või kursuste õppematerjalid, mida siis ilmus seal juba 19. sajandi alguses.
Ja võib-olla nende tekstiliikide kohta ma ütleksin veel nii palju või seda, et tegelikult iga tekstiliik nii-öelda oma sellisest žanri spetsiifikast tulenevalt suunab ka selle õpetuse jagamise viisi, et tihtipeale näiteks, kui sul on ilukirjanduslik tekst, et siis on seal teatud tüüpi tehnikad või võtted, kuidas tarkust samal ajal ka tähendab koos selle meelelahutuse naudingu pakkumisega ka tarkust rahvani viia. Noh, kõige tüüpilisem näide on niisugused lood, näidislood, eksemplid, kuidas siis on jutt üles ehitatud selliselt ilukirjanduslik palakene, kuidas siis üks talupoeg või ka siis talunaine, et naised mängivad ka päris suurt rolli, talupoeg võtab vastu selle nii-öelda pastori või siis saksa õpetaja tarkuse, rakendab seda oma majapidamises ja teine hoiab kinni nii-öelda esivanemate tarkusest või siis oma esivanemate kombestikust ehk sisuliselt siis rahva usundist, rahvameditsiinist ja muust sellisest ja hästi läheb elus sellel, kes siis võtab omaks selle targa õpetatud mehe, saksa mehe õpetuse ja see, kes hoiab kinni vanast traditsioonilisest, sellel läheb kehvasti. Võib-olla näiteks juhtum, kus siis meditsiinilistes raamatutes hästi oluline teema on kaitse pookimine rõugete vastu ja inimene või siis talupoeg, kes ei taha kuulata nõuannet, et lapsi kaitse pookida, tema lapsed surevad maha ja teisel siis elavad rõõmsalt ja puhtas majapidamises kenasti edasi. Või siis näiteks ajalehes, et ajalehtedes ma ei jõua ka palju rääkida, aga just mainitud, Tartu Maarahva nädalaleht ja siis ka Maasingu Maarahva nädalaleht, et tegelikult seal õpetati või nii-öelda jagati seda praktilist nõu sageli ka niisuguses vormis, et nagu teated võõralt maalt või et meile saadeti lugeja kiri, siis kus räägitakse mingisugusest edukast praktikast, mida on ellu rakendatud ja niisuguse nii-öelda retooriliste võtete ja nippide abil siis jagati seda nii-öelda tarkust, moodsa aja tarkust ka talumajale, et sõltus siis tõesti väga palju sellest, millise tekstiliigiga meil on tegemist ja ka natukene et kellele see mõeldud on. Nii, ja nüüd tulevad siis need näited sellest, mis meil siin eesti keeles olemas on, et kõigepealt üks kõige esimene pääsukene, mida peetakse selle tarbekirjanduse või siis ka tegelikult populaarteadusliku kirjanduse niisuguseks esimeseks pääsukeseks on juba 1732 aastal ehk 18. sajandi esimeses pooles ilmunud Anton Toor-Helle eesti keele grammatika, täpsemini siis lühike sissejuhatus eesti keelde, kus on siis lõpuosas dialoogid, näidisdialoogid, kuidas võiks siis eesti keele praktiseerimine välja näha, õpik oli mõeldud loomulikult pastoritele ja et kuidas siis kaks talupoega omavahel vestlevad, mul on toodud siia siis ka see illustratsioon, kuidas Mats ja Jüri vestlevad omavahel linakasvatusest. Et miks see saakikaldus, et kas süüdi on Jumala viha, Jumala kättemaks või siis ikkagi oleme ise rumalad olnud ja oleme teinud mingisuguseid valesid otsuseid. Teine dialoog räägib mesilase pidamisest, mesilastest, et kuidas seda mesilasi pidada. Need on kõige esimesed näited, õpetlikud dialoogid. Aga nagu öeldud, siis kõige ulatuslikum, kõige vanem ja kõige mitmekihilisem, temaatiliselt kõige rikkam on kahtlemata siis meditsiiniline rahvavalgustus, mis toob siis eestikeelsesse nii-öelda siis kõnepruuki mõttemaailma kirjasõnasse sellised teemad nagu varjusurmajuhtumid ehk et inimesed siis, kes näisid justkui uppununa, pooduna, muljutuna, külmununa ja nii edasi, osutusid tegelikult ikkagi ainult võib-olla minestusse langenuteks ja neid oli võimalik siis elule turgutada. Ja selliseid teemaarendusi varjusurmajuhtumite siis lahendamiseks on väga paljudes tekstides. Et on huvitav jällegi märkida, et tegelikult see meditsiinilise rahvavalgustuse
kirjasõna arenes käsikäes teaduse, meditsiiniteaduse arenguga ja et see oli tegelikult ka aeg, kus õpiti nii-öelda inimesi justkui päästma või tagasi tooma elule, kes võib-olla veel sajand tagasi oleks meie hulgast lahkunud. Et need on tegelikult ka tekstid, mis dokumenteerivad sellist meditsiinilise mõtte arengut kogu maailmas ja annavad siis talupoegadele õpetusi, kuidas toimida selliste juhtumite korral. Siis, nagu mainisin, üks väga suur teema ja praktiliselt ei ole kirjatööd või trükiteksti, kus seda ei käsitletaks, mis tegeleb meditsiiniküsimustega, on siis rõugete vastane võitlus. Rõuged toona surmaga lõppev raske nakkushaigus, aga juba siis olid kasutusel esimesed vaktsiinid, ütleme tänapäeval, see ei ole päris korrektne selles mõttes, et vaktsiin on siis lehmarõuketega nakatamine, aga jällegi need tekstid tegelikult, mis eesti keeles olemas on, dokumenteerivad, kuidas me jõudsime inokulatsioonist siis vaktsiinideni. Ehk et kõik see terminoloogia, kõik need meetodid, mis muutusid ka aja jooksul ja kuidas siis rõugetest saadi jagu 19. sajandi jooksul. Ka teistest nakkushaigustest räägitakse, näiteks koolerast või tüüfusest, kus on olnud siis lühikesed niisugused brošüürikesed, kuidas hoiduda, kuidas toimida, kui inimene on keegi pereliikmetest on nakatunud. Siis tervise hoidmine, et väga paljud tekstid ju ongi ikkagi tervishoiuga seotud tekstid, mitte nii väga meditsiinilised nõuanded, sest raskete meditsiiniliste probleemide korral tuli ikkagi pöörduda arsti poole. Aga tervise hoidmine oli ikkagi igale talupojale ka jõukohane ja siin on siis näiteks märksõnad puhas vesi, puhas õhk, kosutav uni, saun, mis on siis kohaliku kultuuri element, mida Saksamaal tõenäoliselt niisugusel kujul ei olnud ja mille teema rõhutamine niisugustes tekstides näitab ka, kuidas need pastorid siis põimisid ikkagi kohalikke olusid oma tõlgetesse või tõlkemugandustesse ja muidugi õige toitumine, dieteetika. Haiguste leevendamisest, ravist rääkisin, et mis on ka huvitav, et nendes raamatutes antakse näiteks ka väga detailseid soovitusi, juhiseid selle kohta, et kui keegi on haigestunud, mida panna tähele, mida nii-öelda jälgida, et kui minnakse arsti järele, et siis peab andma nii-öelda infot arstile selle haige käitumise kohta või selle haige seisundi kohta ja siis on nii-öelda küsimuste ja punktide haaval välja toodud, et kuidas millist infot arst vajab selle patsiendi siis terviseseisundi kohta. Ja muidugi ravimite valmistamise õpetused. Väga paljudes tekstides on olemas siis ka retseptid, et näiteks mingitest leotiste tegemine, mähiste tegemine, plaastrite tegemine ja seal võib arvata muidugi, et on väga palju ka niinimetatud rahvameditsiini või siis seda esivanemate tarkust voolanud nendesse õpetustesse. Ja siis eraldi teemana kerkib esile ka juba mainitud sünnitusabi, mis on siis niisugune juba professionaliseerumise teel kirjasõna. Nii, ja siis mõned siis pildid nendest tekstidest, et kõikidel ma tõenäoliselt siin ei jõua peatuda, aga et märgilisemalt võib-olla siis toon esile. Esimene kahtlemata suur ja oluline tarbekirjanduslik tekst ja rahvavalgustuslik rahvavalgustusliku kirjasõna näide on siis Peeter Ernst Vilde lühike õpetus. See on siis nädalakiri, ilmus 1766-67 Põltsamaal. Vilde oli siis Saksamaalt sisse rännanud apteeker, arst ja väga ettevõtlik mees, kes siis pani kokku väga palju saksakeelseid niisugusi meditsiinilisi ja tervishoiunõuandeid ja nendest ühe osa siis tõlkis ka pastor Huupel, kes siis ka tegutses Põltsamaal eesti keelde. Et Vilde ise eesti keelt ei osanud, aga Huupel tõlkis siis tema mõningad kirjatööd eesti keelde.
ja ma arvan, et see on kõige mahukam ilmalik tekst, mis on siis eesti keeles 18. sajandil ilmunud, sest valdav osa sellest kirjasõnast oli ikkagi vaimulik kirjandus, aga see Vilde lühike õpetus, pikk pealkiri, nendel vanadel raamatutel on väga pikad pealkirjad, mis sageli ütlevadki ära, millega tegu on. Ja et see kokkuvõttes on ikkagi väga mahukas publikatsioon, tänapäeval on ta ka faksiimile trükina välja antud 1976 ja toob siis tõesti nii inimese kui ka looma tervise teemalisi jutukesi, või õigemini siis need on tal siis nagu ajakirja vormis esitatud, et iga nädal siis ilmus üks tükk või siis üks eksemplar sellest ajakirjast, üks number, ja igas numbris siis oli mingisugune teema või mõni näiteks nagu rõugete vastane võitlus läks läbi mitme numbri, viies erinevas numbris tegi juttu rõugetest ja selle vastu võitlemisest ja ka inokuleerimisest. Või siis ka ruumide puhtus, jällegi seesama ravimite valmistamise õpetus, tegelikult kõik teemad, mida ma ennist ka juba puudutasin, võib-olla välja arvatud sünnitusabi, leiab siin käsitlemist. Vildelt on üks teine raamat ka ilmunud, muideks need mõlemad on siin ka näitusel kenasti teile näha, et te näete neid suurusi, neid formaate. On siis ka arstiraamat, mis juba pealkirja järgi viitab natukene spetsialistile suunatust, kus siis on rohkem võib-olla fookuses haigused, haiguste sümptomid, nende leevendamine, ravi ja mitte nii väga need tervishoiu küsimused, et tervise hoidmine, eks ju, toapuhkutus, isiklik hügieen ja muu selline. Ja seda nendest arstiraamatutest ja üleüldse see kehtib tegelikult väga paljude trükiste kohta, hakkasid siis jutukesed, palakesed ilmuma ka kalendrites, kalendrilisades, mis siis alates 18. sajandi teisest poolest ehk siis 1770. aastatest tõid järjest rohkem niisugust rahvavalgustuslikku kirjandust, õpetusi, nii meditsiini, põllumajanduse kui ka loodusteaduste valdkonnast. Ja siin on siis üks kalender, kus see Vilde arstiraamatust siis üks peatükk ongi ära trükitud. Ja arstiraamatust siis ilmus ka hiljem kordustrükk. Või tähendab mitte kordustrükk, vaid ilmus siis hilisemates kalendrites ka palakisi. Nüüd üks väga oluline ja huvitav tekst, mis tegelikult seab meid ka keeruliste probleemide ette, et kuidas ikkagi sellele läheneda, on siis Arveliuse, Friedrich Gustav Arveliuse Ramma-Joosepi lood. Et need Ramma-Joosepi lood on tegelikult siis paigutatud mitme erineva trükise lehekülgedele, et kõigepealt on tal üks kooliraamat, üks kaunis jutu ja õpetuse raamat, mis on kaheosaline, ilmunud siis 1782 ja 1787 ja selle kooli ja juturaamatu siis teises osas algab jutt kellestki Ramma-Joosepist ehk Võisiku Joosepist ja see Võisiku Joosep on siis olnud üks nutikas talupoeg, kes on käinud oma härraga, mõisahärraga Euroopa reisil kaasas, päästnud seal härra elu, oma eluga riskides, saanud vigastada ja tal on lombakas jalg ja sellepärast ta ongi ramb ehk rammetu ja sellepärast nimetatakse teda Ramma-Joosepiks. Ja kui ta tuleb tagasi siis oma härraga Eestimaale, siis mõisahärra on ka väga tänulik elu päästmise eest ja lubab siis sellele Joosepile priiust ehk siis vabastust pärisorjusest. Aga Joosep ütleb, et ei, ta ei taha pärisorjusest vaba olla, ta tahab jätkata teenistust härra siis juures ja selle peale otsustab siis härra anda talle maad, ehitab talle maja ja seal siis sellel maatükil ja selles majas hakkab siis Joosep rakendama kõiki neid tarkusi ja nippe, mida ta Euroopas nägi.
ja tema majapidamine saab siis kohe kiiresti õitsvale järjele ja ta hakkab siis oma teadmisi jagama ka külarahvale, sest seal ümbritsevates taludes on elu laokil, rahvas istub kõrtsis, sead on rukkis ja nii edasi, et kõik on neil kehvasti ja nii algavad siis Ramma Joosepi siis õpetussõnad või vestlused kõrtsis, sest seal ta kohtabki siis seda kohalikku talumeest väga erinevates siis nii-öelda praktilise elu küsimustes. Ja nüüd siis selgub, et tegelikult on Arvelius kasutanud selle Joosepi lugude jutustamiseks 2 erinevat saksa rahvavalgustuse tüviteksti. Üks on siis seal Kaunis jutu ja õpetuse raamatus, kus siis need Joosepi lood alguse said, et seal ta toetub Eberhard von Rochow kooliraamatule, talurahva kooliraamatule, seal on pigem sellised väikesed jutukesed, on ka rahvavalgustusliku sisuga tarbe, niisugust teadmist, aga põhiliselt niisugused ilukirjanduslikud palakesed ja see on ka rohkem lastele, aga et siis teises osas, seal kus on see häda- ja abiraamat, et see on siis tõepoolest Saksamaal ilmunud, ainult 4 aastat varem ilmunud Rudolf Zacharias Beckeri Notund Hilfsbüchlein, mille siis Arvelius eesti keelde mugandab ja siis loob ka sellise fiktsiooni, kuidas siis Joosep iga kord, kui ta läheb jälle pühapäeval kõrtsi rahvale neid oma õpetussõnu jagama, tõlgib sellest raamatust siis peatüki ja nii on teinud ka Arvelius. Aga muidugi, et Arvelius on siin väga palju kärpinud, ümber tõstnud, kokku surunud, mugandanud ja loomulikult siis nendes valdkondades, mis tõenäoliselt Eesti talurahval olid võõrad, näiteks eksootilistest põllukultuuridest seal juttu ei ole seal kohvist, ei ole seal kakaost, ei ole seal ka väga palju sellistest puuviljadest, mida toona veel ei tuntud, aga äädikast ta räägib ja õlle pruulimisest ja selle kasulikkusest ja paljudest teistest teemadest ka. Ja nii siis loobki Arvelius niisuguse oma 2 raamatuga fiktsionaalse tegelaskuju Ramma Joosepi, kes jagab siis Eesti talurahvale tarkust, et üks omasugune. Ta ei ole, eks ju, kirikuõpetaja, teisest rahvusest, teisest soost, teise emakeelega, sotsiaalselt kõrgemal positsioonil asuv inimene, vaid nii-öelda üks nende hulgast, eks ju. Ja sellise meetodi abil siis see Joosep jagabki, või tähendab Arvelius jagab siis Joosepi suu läbi neid õpetusi ja muidugi seesama tekst ilmus ka Kreutzwaldi tõlkes 1862, nii et on põnev oleks võrrelda. Ja juba ma vist pean hakkama tasapisi lõpetama, aga et ma näitan teile veel ühte põnevat slaidi illustratsioonidega. Et siin on nüüd mul välja toodud vasakul need pigem brošüürilaadsed lühikesed tekstikesed, siis rõugete vastane võitlus, koolera teemaline ja siis illustratsioon, et meile võib tunduda päris uskumatuna, aga et see õpetati siis talupoegi täiesti reaalselt oma koduses majapidamises inokuleerima või siis varioleerima, nagu see mõiste toona siis ka kõlas, ehk et rõugetesse nakatunud inimese limaga, mädaga siis nakatama teisi lapsi või teist inimest lapsi ja siis oli pilt, illustratsioon selle kohta. Nii, ma siiski näitan teile veel ühe slaidi sellest tervise teemast. Minu hinnangul kõige õnnestunum niisugune meditsiinilise rahvavalgustuse näidis või näide eesti keeles on siis Lutse tervise katekismus 1816 ilmunud ja see on ka tõlkemugandus tegelikult saksa materjalidest, et põhiliselt ta kasutab seal Bernhard Christoph Fausti Gesundheitskatekismuse nii-öelda eeskuju ja mis siin on tähtis, on, et see on, eks ju, katekismus ehk kateheetiline meetod, kus siis küsimuste vastuste vormis, millega rahvas oli juba tuttav
usuõpetuse nii-öelda tundidest või siis igapäevastest või tähendab iganädalastest jumalateenistustest jagatakse siis teadmisi tervishoiu ja haiguste teemal. Väga mahukas, kokku siis, nagu te näete, on 269 erinevat küsimust ja vastust ja käib läbi põhimõtteliselt kõik teemad, mida siis vähegi sellesse meditsiini ja tervishoiu valdkonda mis puutuvad. Ja kaasa arvatud siis väikelaste ja imikute hooldamine, eluruumide puhtus ja muu selline. Ma hüppan üle, aga ma tahan veel paari slaidi peale jõuda, et siin on näited, kuidas tegelikult Kreutzwald jõuab nende samade teemadeni 19. sajandil. Tema ju ka oli elukutselt arst, Võru linnaarst, 44 aastat elust ja ka tegeles ümberkaudsete piirkondade hädade leevendamisega. Ja siin on see Kodutohter, mis on siis tänapäevani, meil on ju ajakiri Kodutohter, mis on täpselt selline rahvavalgustuslik tekst tänasel päeval. On siis teine suur valdkond, kuigi mitte nii ulatuslikult ja mahukalt esindatud, on siis toitumisalased soovitused, nii-öelda siis toiduainete valmistamine, hoiustamine, säilitamine. Ja siin on näide siis esimene Eesti kokaraamat, köögi- ja kokaraamat, mis tõlgiti rootsi keelest eesti keelde 1781, aga oli muidugi mõeldud pigem mõisa kokkadele või siis rikka linnarahva eestlastest siis teenijatele, köögiinimestele ja mitte nii väga siis talurahvale või taluperekonnale, sest siin oli ikkagi väga palju eksootilisi toiduaineid, eksootilisi retsepte, mis nõudsid ju ka laialdasi teadmisi. Et palju lähedasem muidugi talurahvale on see Luutse tekst Nõu ja abi, kui vaesus ja nälg käes on, ehk et kuidas siis tarvitada toiduks neid taimi, sammalt, puukoort ja veel väga palju muid asju, mis seal ümberringi on. Siis, kui see kokaraamat, mis siis 1781 ilmus läbi müüdud sai, siis tuli uus köögi- ja kokaraamat, mis tegelikult nagu üsna sarnases võtmes jätkab seda eelmist traditsiooni ja võib-olla üllatus, et tegelikult põllumajanduslikke nõuandeid ei ole väga palju. Et võib ju tunduda kuidagi loogiline, et meil on talupojad, kelle põhiline tegevusvaldkond on põllumajandus, loomakasvatus, et siis tegelikult selle laadi või selle teemalist kirjandust me väga palju ei leia. Siin võib olla põhjus muidugi ka selles, et siin oli võib-olla seda uut ja teistsugust teadmist ehk kõige raskem sisse viia, sest see esivanemate tarkus andis häid tulemusi ja oli vastu pidanud aastasadu. Meditsiin, kus siis reaalselt inimesed said ka abi nendest nõuannetest, et seal oldi võib-olla siis kergema meelel vastu võtmas seda targa mehe õpetust, aga üht-teist meil leidub ja just siis näiteks maa väetamise, siis kahjurite vastase võitluse teemal ja muidugi ka siis näiteks õunapuuaedade rajamine, marjapõõsaste istutamine, kartuli sisseviimine Eesti talupoja põllule. Et need on küll teemad, mida tegelikult siis ka nendes põllumajanduslikes nõuannetes jagati ja mis ma arvan viiski lõpuks ikkagi selleni, et kartulist on saanud meie kõige olulisem toiduaine. Ja lõpetuseks ma võtaksin selle jutu kokku, et milles seisnes selle tarbekirjanduse, õppekirjanduse, teabekirjanduse tähtsus ja neid punkte võib tegelikult loetleda päris palju. Et ma olen pannud siia kirja siis mõned mõtted. Esiteks ta muidugi vahendab Eesti talurahvale kaasaegset moodsat teadmist maailmast, ümbritsevast elust, nagu öeldud, küll piiratud määral, eks ju, nendes valdkondades, kus siis talupoeg oma elu juhtis,
aga siiski, et kooliõpikutes tuleb järk-järgult, eks ju, see loodusteaduslik informatsioon, geograafia, bioloogia, maailmaruum on järjest enam teemad. Siis teiseks, mis just selle tervise valdkonna nagu domineerimisega seoses minule silma hakkas, et ta tegelikult propageerib siis tervise hoidmist ja isiklikku vastutust tervise käitumise eest, et selline nii-öelda käega löömine või et see on saatus või see on paratamatus, et see mõte nagu enam ei pädenud, et inimese kohustus oli võtta ka talupojakohustus tervis oma kätesse, hoida seda ja igati siis vältida haigusi, et niisugune vastutustundlik tervise käitumine, siis ütleme majanduse, elamute, aga ka isikliku hügieeni vallas siis kahtlemata puhtuse hoidmine, valgusküllaste ja õhuküllaste või õhutatud ruumide temaatika, mis seostub väga oluliselt just ka nende tervisenõuannetega. Võib ju tunduda, et seal suitsusaunas ja talutares, kus oli pime ja kirbe lõhn, et mis õhuküllasest ja valgusküllasest ruumist saab rääkida, aga siis hakkas see juba pihta, et see nii-öelda nende ideede levitamine, kuidas millised peavad olema elamud ja kuidas nad peavad olema siis puhtana hoitud, et see tuleb juba väga paljudest just nendes meditsiini- ja terviseteemalistes raamatutes välja. Siis nagu öeldud, lapsed, laste tähtsus, laste väärtustamine, laste tervise eest hoolitsemine, laste õppimise eest hoolitsemine, nende koolikohustuste rõhutamine, et see on üllatuslikult varakult juba raamatutes kirjas. Toidulaua mitmekesistamine, just nimelt siis uute kultuuride sisseviimine, uute põllukultuuride sisseviimine, kartul on kindlasti siin üks olulisemaid, aga ka õunapuud, marjad, põõsad on tähtis, sest see mitmekesistas siis talupoja toidulauda ja nakkushaiguste vastu võitlemine või nendest vabanemine järk-järgult. Ja me ei tohi ära unustada, et tegelikult need tarberaamatud kujundasid eestlaste maailmapilti ja ma arvan, et nad kujundasid seda palju-palju olulisemal määral kui ilukirjandus näiteks, mida me oleme senini justkui tähtsamaks ja olulisemaks pidanud, aga just nimelt need praktilise elu teadmised, need oskused siis oma elu juhtida, korraldada, tervist hoida, lapsi kasvatada, et need on üliolulised ja see nii-öelda tsivilisatoorne nii-öelda, kuidas öeldagi, panus siis või tsivilisatoorne efekt, mille siis muuhulgas ka need tarberaamatud lõid või võimaldasid, et see on väga-väga oluline. Pluss siis muidugi oskuskeel, eestikeelne oskuskeel, kui vaadata nende raamatute siis sõnavara, et need samad mõisted, mis seal on meditsiinis või põllumajanduses, need on siis kobamisi tulnud just nendest tõlgetest, tõlkemugandustest. Ja viimase punktina ma tõin välja ka usalduse suurendamine või siis kasvatamine raamatu kui siis kultuurilise artefakti vastu, sest nagu me oleme erinevast uurimiskirjanduses lugenud, on tegelikult raamatut võõristati ja sellega ei olnud hea suhe, seda ei vajatud, sest esivanemad olid ka ilma raamatuta hakkama saanud, et saame meiegi, aga kui raamatusse jõuab tarkus, milles on ka põimitud esivanemate õpetusi, nagu näiteks need rahvameditsiini tarkused või kui need reaalselt aitavad siis, eks ju, seda haiget elule tagasi turgutada, varjusurmas olevat inimest aidata, kui nad on esitatud katekismuse laadselt või põimitud siis niisuguste jutukeste sisse, et siis see suurendas usaldust rahva hulgas raamatu vastu ja ma arvan, et see on ka väga tähtis moment, mida me peaksime rõhutama just selle seda kirjandust lugedes ja uurides. Ja sellega ma lõpetan, et aitäh teile tähelepanu eest, kui on küsimusi, vastan meeleldi. Aitäh. Et meil nüüd väga pikaks diskussiooniks aega ei ole.
ütleme nii, et ühe küsimuse võtame ja siis on võimalik väikse pausi ajal võib-olla otse küsida Ave käest, aga ma luban endale ühe kommentaari, et siin oli sellest estofiiliast juttu, eestlaste armastamisest. Ja meie paralleelidest lätlastega. Lätlaste kõige tuntum rahvavalgustaja, nad ütlevad tema kohta vana Stender, Väätsa Stender, Gotthard Friedrich Stender. Tema ju on maetud hauakivi alla, mille peale on kirjutatud Stenders Latvietis, lätlane. Ja kõige muude toredade asjade tarkuste kõrval leiutas ta ka talunaiste jaoks pesumasina, mis nägi välja nagu üks suur puutõrs ja siis seda sai siis vändaga ringi ajada. Ja kui nüüd see on mõni küsimus, palun. Kas mikrofoni ka? Kõva hääle. Suur tänu. Tänan kasuliku huvitava teaberikka ettekande eest. See natuke seostub Leo Kõivu ettekandega nädal tagasi, kui ta rääkis Eesti rahva uskumustest, mis olid väga veidrad ja ootamatud ja samas me teame nendest nii vähe, et see oli nii väärtuslik teave. Ja sellest peale mind vaevab see küsimus, võib-olla teie oma uurimistöös olete kohanud midagi, mis on need Balti, Saksa või Rootsi pastorid toonud kaasa oma päritolumaalt või esivanemate maalt, et kas on ka näha selliseid Saksa või Rootsi selliseid naljakaid uskumusi või põhimõtteliselt tänapäevani on maailm täis ebausku ja hirmsaid rituaale ja nii edasi. Midagi pole aidanud see valgustus teatud mõttes. No tegelikult on muidugi niimoodi, et nad olid ikkagi kristlased ja kristliku nii-öelda ideoloogia esindajad ja ma ise ei ole märganud, et seal oleks mingisugune saksa rahva pärimus või saksa rahva usk, et pigem ikkagi on kristlus see nii-öelda domineeriv maailmavaade, mida levitatakse ja võib-olla jäi korralikult rõhutamata, aga tegelikult on ka muidugi ikkagi ebausu ehk siis rahvausu vastane võitlus üks keskseid teemasid, millega tegeletakse paljudes tarberaamatutes või tarbekirjanduslikes trükistes ehk siis selle eestlaste vanausu tõrjumine ja selle naeruvääristamine, selle rumaluse näitamine, et isegi kui lugeda Maasingu Maarahva nädalalehte, et siis ta seal ju kirjutab ka nendest uskumustest, mis on rumalad ja tobedad, et eestlaste siis vanad uskumused. Et ma arvan, et kuna ikkagi neid vormis, neid rahvavalgustajaid siis vormis see kristlus kõige tugevamalt, et siis see oli see nii-öelda idee, mida nad levitasid ja kui nad leidsid eest siis rahva uskumused, küll oli seal, et kuidas mingisuguseid kurja ilmi tõrjuda või siis kuhu peab maja ehitama või kuhu peab loomad puhkama viima, et siis see pigem leidis naeruvääristamist ja kritiseerimist, et sellist põimingut ma ei arva, et seal on, aga ma ei tea, seda peaks äkki ka folkloristidelt küsima, et ma ise olen mõelnud, et siin on nagu ainest hästi palju ka folkloristidele, et näha, millised rahva usundi tarkused tegelikult nendes kajastuvad nendes raamatutes, eks ju, ja kuidas nad on põimunud siis selle moodsa õpetatud siis Euroopa teadmisega või siis ka ristiusuga. Aitäh. Aga et see on hästi rikkalik ja põnev materjal. Õnneks on meil võimalus neid raamatuid siin ka päris mitmeid originaalis vaadata ja siis tänapäeva tehnoloogia on võimaldanud neid ka nüüd üle interneti lugeda. Seda tegin mina päris palju selle näituse koostamise ajal ja sain täitsa palju targemaks ja soovitan ka teistele, kellele midagi muud teha pole. Aga nüüd ma olen nii, et me teeme üks peaaegu 10 minutit pausi ja siis, kui see järgmine muusikapala hakkab kostma, siis jätkame järgmise ettekandega. Aitäh!